Tere, minu nimi on Kristin Tatar. Ma olen täna siin, et tutvustada teile Jõulumäe punast discgolfirada. Tegemist on siis üsnagi pika sellise metsarajaga, kus on vaja tunnelitele pihta saada. Parr on selle rajal 62 ja keskmine radade pikkus on siis 126. Et selliseid üsnagi pikki ja täpseid viskeid nõudev rada. Siin on ka olemas siis kuskil vist on 8 par 4. Et siis ütleme nii, et eksimisruumi või mänguruumi on, et kuna par 4-d on natuke rohkem andestavamad metsa vahel. Aga lähme siis vaatame, kuidas mul see rada välja tuleb. Lisaks siis toimub ka väike loosimine. Võimalus on võita see Chameleon Explorer endale TG Akadeemi stambiga ja minu autogrammiga. Selleks, et see ketas võita, pead siis kommenteerima siia video alla, milline korv sulle siin Jõulumäe punasel rajal kõige rohkem meeldib. Kui sa ei ole siin kunagi käinud, siis anna ikkagi teada selle video põhjal, milline korv sulle meeldib. Ja võitja loosime siis välja peale Jõulumäe Openit 25. oktoobril. Oleme jõudnud siia Jõulumäe punase raja siis esimese korvi juurde või siis tiialale. Esimese raja pikkuseks on siis 95 meetrit, aga sellest ei maksa ennast lasta väga petta, sellepärast et tõusumeetreid on siin omajagu ja tegelikult mängib see korv siis tunduvalt pikemalt, kui need meetrid siis ütlevad. Et mina kindlasti ründan seda korvi siis driveriga ehk siis kiire kettaga ja kõige tähtsam siis selle korvi juures on suunata oma vise ülesse, sellepärast et kui jääd sinna künka alla, siis sealt on väga raske korvi alla läheneda, sellepärast et korv sealt ei paista. Aga vaatame, kuidas mul see vise välja tuleb. Nii, jõudsime minu drive'ini. See jäi siia nüüd, ütleme nii, et natukene liiga järsu künka peale, et siit on üsna nüüd keeruline puttida. Ideaalis oleks ta võinud natukene kõrgemale ronida. Aga kuna ma siit juba näen korvi, siis mul on ikkagi võimalus siit puttida, et proovime siis korvi rünnata. Tundub, et sellest drive'ist piisas. Oleme jõudnud siis teise raja tiialale. Siin on siis tegemist esimese par 4-ga. See on 160 meetrit pikk. Ehk siis distantsi poolest on ta üsnagi kättesaadav päris paljudele mängijatele, et sinna 2 viskega jõuda. Vaja oleks siis esimest meeletult sirget viset, et kui see vise natukene kaldub võib-olla paremale või äärmiselt natukene vasakule, siis ei ole hullu. Aga suur pahandus tekib siis, kui see vise lendab väga palju vasakule või väga palju paremale. Et siis on juba keeruline läbi puude võidelda. Ja teiseks viskeks ilmselt päris paljud mängijad mängivad siis eestkätt, sellepärast et korv siis keerab paremale metsa üsnagi järsult. Et vaatame, kuidas minul välja tuleb. Ütleme nii, et natuke oli see vise madal ja natuke liiga paremal, aga ikkagi ma olen nii-öelda sellel paremal poolel, siis kust on võimalik veel see korvile läheneda. On aeg siis sooritada oma teine vise siin par 4-l. Ma olen sellises kohas, kus tavaliselt ei ole, et enamasti ma saan teha teist viset eestkäega. Et praegu mul on selline üsnagi kitsas pilu siia jäänud. Ma näen, et siit tagakäe sellise Anheuser viskega võib-olla on võimalik sinna korvi juurde jõuda, et ma lihtsalt lähen katsetama, vaatama, et mis saab.
tundub, et see oli päris hea. Nii, oleme jõudnud mu teise viske maandamiskohta. Nagu näha, siis täpselt minu kette eest jooksevad siin siuksed punased torud, mis tähistavad siis ringijoont ehk siis 10 meetri joont. Tegelikult mulle tundus, et ma olin täiesti korvi all, aga ma olen libisenud siis sellest nii-öelda 10 meetri ringist välja. Mul on jäänud siis 10 meetri putt. Mul on ka siin paar puud ees, et tundub, et ma pean siin hargputti tegema. Nii et proovime järgi, kuidas läheb. Nii, saime kätte. Nii, praegune siis skoor on -2 mul. Oleme jõudnud siis 3. tiialale. Tegemist on järjekordse siis parniljaga. Mitte väga pikk rada. 142 meetrit on sellel siis pikkust ja esimese viskega sooviks saada sinna künka peale. Ja sealt peaks juba üsnagi lihtne olema. Kadus ilusti sinna künka taha, et tundub okei. Nii, oleme jõudnud minu siis drive'ini. Siit veel korvi paista ei ole, aga ma kaudu hindan ära, et kui kaugel ta võiks olla. Ja tundub, et väga pikk maa pole enam minna, seega ma lähen enda siis signatuur purega. Nii, siit on mul kuskil 20 meetrit või natukene rohkem minna. Kuna ta on alla mäge, siis on variante siit ilusti äkki sisse visata, et proovin. Nii, esimene parr kirjas. Lähme vaatame edasi. Oleme jõudnud 4. tiialale. Tegemist on taas kord ühe parniljaga. Pikkus jällegi tegelikult ei ole väga pikk, sellepärast et see on 138 meetrit. Seega väga paljudele võiks jõukohane olla sinna 2 viskega saada. Aga esimene niisugune suurem, ütleme siis challenge on see, et on vaja siis sellest kohustuslikust rajapunktist mööda visata ja see kohustuslik rajapunkt on kuskil 94 meetri peal. Seetõttu olen mina valinud siis Defenderi, see on üsnagi kiire siis ketas, üsnagi ülestabiilne samuti, sellepärast et ma sooviks, et ta saab lõpus väikse skipi sinna korvi poole. Proovime järgi. See on väga hea, jõudis sinna ilusti künka peale, nüüd mul peaks olema väga selline lühike lähenemine korvile. Drive maandus mul siis vägagi ideaalses kohas, et ütleme paremat ma väga ei oska praegu tahta. Ja siit ma proovin siis väikse sellise eestkäe viskega enda meedium purega sinna korvi juurde saada. Jah, natuke arvasin, et ta on lahjem, aga seega väike siuke putt ikkagi jäi. Oleme jõudnud 5. tiialale. Praeguse seisuga on siis peale 4 korvi minu skoor -3 ja ütleks, et pöördi võimalusi tuleb veelgi. Sellepärast, et taaskord on tegemist parniljaga, seekord küll natukene pikem kui eelmised, olles 173 meetri pikkune. Siin siis esmalt tuleb siis saada nende puude piirist kuskile kas ühele poole või teisele poole ja siis sul jääb vaba tee korvini. Korv on siis kõrgendatud, seega ka puttimisel on väike selline raskuselement juures. Mina prooviks selle drive'i siis saada kas täiesti otse või kui ta natuke feedib vasakule, siis sellest pole ka üldse hullu.
Ma arvan, et ma olen rahul selle kohaga. Siit on mul jäänud siis kuskil 60-70 meetrit läheneda. Proovin enda signatuur kettaga siis purega sihukest sirget viset teha. Vaatame, mis saab. See jäi väga madalaks, ütleme nii. Ma jõudsin oma suhteliselt kehva lähenemisega ikkagi ringi sisse, seega mul on järjekordne pöördi võimalus. Seekord nii. Üle pika aja siis on võimalik mängida ühte par 3. Paremakäelistele on siis selline kõrge tagakäe haiseri vise ümber siis kohustusliku rajapunkti, mis on üks sihuke kõrge mänd seal. Raja pikkuseks on 103 meetrit. Eesmärk oleks siis mandost ikkagi õigelt poolt mööda visata ja ülejäänud siis tuleb loota, et ühtegi puud ei taba, ühtegi oksa ei taba ja saab ka väikse skipi sinna korvi juurde. Päris hästi näinud, aga kui ta mingi skipi täis, ta peaks korvi juures olema, loodan. Olen kuskil 5 meetri peal, et järjekordne pöördi võimalus. Loodame, et äkki läheb sisse. Väga hea. Oleme jõudnud järjekordsele par 4-le. Tegemist siis 7. rajaga, 167 meetrit pikk. Ka siin rajal on kohustuslik rajapunkt, millest siis tuleb mööduda vasakult poolt. Mina kui siis tagakäe dominantne mängija proovin siis igal juhul visata sellise tagakäe haiseri sinna vasakule poole, siis ma kindlustan endale selle, et ma ei eksi mandoga. Ja ütleme nii, et sihiku ma võtan siis nende noorte parempoolsete mendide peale ja loodan, et ta siis haiserdab ennast tagasi, et selleks ma olen võtnud sellise kangemapoolse driveri Defenderi. Oi! Ütleme nii, et see ei olnud see, mida ma tahtsin teha, aga toimis väga hästi. Ütleme nii, et selle rajaga seoses on mul ka sellised väga vahvad mälestused Pärnumaa meistrivõistlustelt, mis alles hiljaaegu aset leidsid. Siin samal rajal õnnestus mul siis võtta iigel ehk siis teise viskega visata korvi. Maandumiskant oli mul umbes sama nagu praeguse drive'igagi. Seega väiksed pinged on peal, et mis nüüd saama hakkab. Ütleme, et koht ei ole kõige ideaalsem. Mul see siuke tunnel on. Mul on võimalik nii eestkäega kui tagakäega visata. Ma arvan, et ma proovin tagakäega. Huvi pärast. Opa! Päris hea korrektuur oli. Natuke peab õnne ka olema siin mängus. Olen järjekordsel pöördiputil. Taaskord umbes 5 meetri pealt. Seega võiks sisse minna küll. Oleme jõudnud siis 8. rajale. Tegemist on siis par 3-ga, 95 meetrit. Jällegi üsnagi petlik, sellepärast, et tegelikult visata tuleb päris kõrgele üles mäkke. Nagu te näete, siis seal on selline suur liivavall. Alles hiljaaegu seda treppi seal ei olnud, mis praegu sealt paistab, et Jõulumäe suurepärane meeskond on siis selle raja ees siin niivõrd palju hoolt kandnud ja tegid ka selle trepi siin, et meil oleks mugavam üles selle liikuda, nii et suur aitäh neile.
Proovime siis seda korvi rünnata, vaatame, kas jõuab künka peale. Jõudsin üle künka, see oligi peamine eesmärk, et mitte sinna liiva sisse kinni jääda ja see eesmärk sai täidetud. Järjekordne pöördiputt. Selle putti siis sisse minekuga kindlustaksin ma endale siis -6 skoori peale 8. korvi. Et see oleks väga hea algus. Oleme taas jõudnud ühele par 3-le. Tegemist on siis 9. rajaga, 105 meetrit pikk. Natukene läheb mäest alla, seega tegelikult ta võib-olla isegi mängib kohati natuke lühemalt, kui see rajakaart ütleb. Mina viskan siin tagakäega paremalt poolt koridorist. Kes soovib, saab ka visata eestkäega siis vasakult poolt koridorist. Kettaks olen valinud Saint Pro, ilmselt olete näinud nii mõnelgi tiialal mind seda käes hoidmas, et see on see ketas igal juhul väga hea metsatunnelites. Kahjuks ei puu ette, aga sealt on üsnagi avatud, et korvi alla visata teisega. Oleme jõudnud minu drive'ini, mis jäi kahjuks poole maa peale alles. Nii et mul on jäänud siit kuskil siuke 40 meetrit ikkagi veel minna. Lähen eestkäega, sest minu jaoks on see mugavam. Ja ausalt öeldes siin korvi ma olen suhteliselt tihti pidanud nii-öelda lähene rollis olema, sellepärast viimasel ajal ma lihtsalt millegipärast ei saa hakkama siin. Et ilmselt see on juba mul siis täiesti peast kinni ja täna ka ei õnnestunud. Peaaegu sisse. Oleme jõudnud siis 10. tiialale. See on siis par 3, 91 meetrit, mis selle raja teeb väga raskeks. Ongi siis see sama tunnel, mida siit kohe näha on päris paljudele, mõjub see üsnagi hirmutavalt. Aga võimalus on nii tagakäega kui ka eestkäega siit läbi saada. Huvitav fakt siis veel selle korvi kohta, et meil on plaanis siis Silveriga teha siia Jõulumäe punasele talviseks hooajaks selline uus lühem layout, kus siis tegelikult seda korvi enam sisse ei tulegi, nii et kes vihkavad seda korvi, siis palun tulge ikkagi Jõulumäele mängima. Üsna okei. Minu siis drive jõudis siia kuskil, ütleme 11 meetri peale, ehk siis mul on järjekordne pöördi võimalus, mille üle ta saab alati siin Jõulumäel nagu väga õnnelik olla. Oleme jõudnud siia 11. tiiala ümbrusesse. Mina sain näiteks oma koti siia toetada ja ka iseenda täiesti tutu pingi peale, mis taaskord Jõulumäe meeskond on siia mängijate hüvanguks püstitanud. Seega taaskord suur tänu neile. Kui tunned, et Jõulumäe rada võtab ikka täitsa läbi, siis tule toeta ennast vahepealse pingi peale. Nii, aga vaatame edasi, mida see 11. rada siis endast kujutab. Tegemist on siis järjekordse par 3-ga, 124 meetrit. Tegelikult üsnagi selline sirge vise, võib-olla lõpus natukene pöörab vasakule poole, ehk siis soosib paremakäelise tagakäe viset. Mina ründan seda korvi Trespassiga, üsnagi selline sirge driver, natukene on mul sisse ka mängitud, et loodame, et ta hoiab seda sirget joont sinna korvini.
natukene oli liiga madal. Nii, kuna ma ei suutnud seda drive'i siis õige kõrguse peal käest lahti saada, siis mulle jäi üsnagi selline pikk, natuke hirmuäratav lähenemine, sest tegelikult par kolmel ei tahaks kunagi nii pikka lähenemist ette võtta. Mina proovin siit seda siis lähenemist ründama minna harbiga, minu üks usaldusväärsemaid lähenemisketteid, ja proovin siit tagakäega sellele koridorile siis pihta saada. Natuke liiga seest ja natuke liiga seest. Nii et ei väga pikk putt parri päästmiseks. Ütleme nii, et panin ennast väga keerulisse situatsiooni, et kuskil 15 meetrit on jäänud siis korvini ja selle puti ma pean siis ära panema, et päästa oma parr. Nii et proovime. Madal. Tuleb leppida paugiga. Eelmisel õnnetu paugi siis tõi minu skoori tagasi -6 peale. Ikkagi pole veel hullu midagi, aga kindlasti tahaks nüüd pöördit saada siit 12-ndalt, mis mängib kui üks lihtsamaid Punase raja korve. Tegemist on siis par kolmega 84 meetrit. Kellel on hea tugev eestkäsi, siis kindlasti eestkäega on siin oluliselt lihtsam korvi alla saada. Mina lähen proovin Claymore'iga, tagakäe Anheiseriga. Võis natuke madal olla, aga paksemast pahandusest möödas. Täpselt nagu mulle siis tundus, et see drive jäi natuke madalaks, seega ta ei saanud piisavalt distantsi, et siia korvi alla pöörata. Jäingi siia kuskil 10 poole peale, aga jällegi, kuna on pöördiputt, siis sellega tuleb alati ikkagi rahul olla. Tuleb leppida parriga. Oleme jõudnud siis 13. korvi juurde. Tegemist on siis järjekordse par kolmega ja rippuva korviga, mis on kindlasti siin Jõulumäe discgolfpargi üks siuke põnevamaid ja väljakutsuvamaid korve, et siin ei piisa ainult heast drive'ist, vaid ka puttimisel pead sa äärmiselt siis fookuses olema, et see putter ikka kindlasti jõuaks sinna korvi, sellepärast et korvi all on ka selline nii-öelda järsak, kust tihti võivad siis kettad rollima minna. Ütleme nii, et ringi ääres jälle on võimalus. Nii, drive tuli mul siis natuke liiga pikaks kuskil 12 meetri peal. Mina olen siis nii-öelda siin selle korvi siis hea külje peal. Siit on üsnagi selline avatud vaade siis sinna korvile, et tegelikult võiks küll see putt sinna suhteliselt korvi poole lennata küll õige kõrguse peal. Et huvitav fakt selle korvi kohta on see, et kui juba tiiala pealt on saadud siin ühe viskega korvi, et siis miks mina ei võiks siit 12 pealt hakkama saada. Tervitused siis Tanel Sinimetsale, kes selle hole in one'iga hakkama sai. Väga hea töö. Ei ole olemas. Siin 14. tiial tahaks kohe esimese asjana ära mainida, et siin on hästi palju tööd tehtud. Jällegi suured tänusõnad Jõulumäe meeskonnale, kes siis koristasid siin väikse abiga suured oksahunnikud, mis põhjustasid päris paljudele discgolfaritele peavalu, et kui sinna keskele sai maandatud, siis seal oli tükk tegemist, et seda järgmist viset jälle teele saada. Nii et järjekordsed tänusõnad kõigile Jõulumäe töötajatele ja nende abistajatele. Mis siin siis 14. rajal meid täpsemalt ees ootab, on siis
157-meetrine par 4. Esimene eesmärk võiks olla siis sinna Mando puu juurde või sellest suisa mööda visata. See on siis 76 meetri kaugusel. Tasub ära märkida, et natukene läheb see rada siis üles mäkke ka, et ilmselt tuleb veidi tugevamini visata kui 76 meetrit. Aga jah, eesmärk on siis sinna künka peale saada ja sealt siis pöörab see rada natukene paremale, läheb mäest alla ja siin ootab selline tunnel korvini. Drive maandus mul siin natukene vanglas, ütleks, et tundus üsna hea joone peale, aga ütleme, et see lõpp ikkagi keeras siia natuke puude vahele, et tundub, et ma pean siit nagu siukse eestkäe fleksiga proovima vähemasti sinna korvi poole visata. Et distantsi väga palju isegi ei ole, aga just selline tehniline aspekt nagu jälle siuke pikem putt. Olen siis jõudnud kuskile siia, ütleme 13 meetri peale umbkaudu. Taaskord üks selline nii-öelda pöördi võimalus, aga jälle putt on selline pikemat sorti. Vaatame, kuidas see välja kukub. Tundub, et ei ole praegu seda soont, et need putid sisse läheks. Seis peaks olema endiselt siis -6, kuigi mul on siin olnud järjest pöördi võimalused. Kahjuks ei ole suutnud ühtegi putti korvi sisse saada. Natuke on veel radu jäänud, et äkki veel saab mõne miinuse juurde. Oleme jõudnud 15. rajale siin punasel discgolfi rajal. Tegemist on siis ühe kõige raskema tunneliga, mida siin ründama hakata. Mis ta siis raskeks teeb, on see, et see nii-öelda fairway on suhteliselt kitsas ja selleks, et siis korvi juurde päris jõuda, pead sa viskama 120 meetrit. Et see kombo siis sellest tunnelist ja viskepikkusest põhjustab nii mõnelegi discgolfarile päris suuri probleeme. Mina ütleks, et eesmärk võiks siis olla mitte päris korvi alla visata, vaid ütleme, et jõuda siis sinna kuskile kurvi peale, mis siit paistab. Ja sellest peaks täitsa piisama, et mängida ära siis par. Ütleme nii, et see täiesti vastas minu gameplanile. Minu eesmärk ongi siis mitte nii väga nii-öelda survestada neid tagumisi puid ja proovida väga palju kaugele visata, vaid just see, et ma viskan ümber nurga ja mul jääb selline avatud lähenemine korvile, võib-olla isegi selline pikk putt, et korvi rünnata. Tegelikult, nagu ma enne mainisin, siis minu eesmärk on nii-öelda visata niisugust kindlat viset, mitte ilmtingimata siis putile jõuda, aga see drive tuli üllatavalt hea. Mul on jäänud siin, ütleme, niisugune 18 meetri putt. Vaatame, proovime. Üsnagi joonel natuke madal, seega võib prooviga rahul olla vähemasti.
hakkame vaikselt raja lõpuossa jõudma, et oleme siin 16. tiialal. Tegemist on siis par 3-ga, 95 meetrit. Jällegi pikkus võib natuke petlik olla, sest et esialgu on vaja siit visata natukene üle künka, mis võiks natukene nagu meetreid nii-öelda piltlikult juurde lisada. Korvi siit küll näha ei ole, aga see jääb umbes siis selle valge sildiga ühele joonele. Et sisuliselt on vaja siin lihtsalt sellist sirget viset. Kui juba tead, et ütleme korvini välja ei viska, siis eesmärk võiks olla sihtida sinna kuskile künka peale, sest sealt künka pealt on üsnagi lihtne korvi alla saada. Kui peaks juhtuma nii, et ketas lõpetab ekstreemselt kuskil vasakul või kuskil paremal, siis läheb või hoopis tegelikult siin künka all, mis on väga keeruline koht, et siis juba läheb parri mängimine raskeks. Hääli ei kuulnud, seega võis minna nendest puudest mööda ja vaatame, kuhu ta omadega välja jõudis. Drive jõudis siia kuskil 5 meetri peale. Sellega ma olen siin rajal väga rahul. Ja tänu siis eelmise korvi pöördile suutsime oma skoori saada -7 peale tagasi. 2 korvi on veel jäänud. Praegu oleme siin 17. tiialal. Nüüd on siis tegemist par 4-ga, 163 meetrit. Jällegi meetrite poolest tundub lihtne, aga vaja on navigeerida siis mööda sellist kitsast tunnelit ja suuta siis ka mööduda kohustuslikust rajapunktist paremalt poolt, mis paistab seal see sinine M-täht. Et kaardi peal näitab siin 77 meetrit sinna Mandoni. Mina proovin sellest ikkagi ohutult ja laia kaarega mööda visata. Ei õnnestunud ohutult ja laia kaarega mööda visata. Nii, mul õnnestus siis sellest kohustuslikust rajapunktist küll õiget poolt mööduda. Kahjuks ma sain ühe viimastest puudest, mis nii-öelda tõi mind siia natukene sellisesse imelikku positsiooni. Tundub, et ma peaks siit viskama sellist eestkäe fleksi, aga võimalus on tõesti korvi alla saada, nii et proovime parimat. Jõudsin ringi sisse, nii et sellega tasub alati rahul olla. Nii, kuskil 6-7 meetri putt on jäänud. Ehk siis võiks sisse minna küll. Olemegi jõudnud siis Jõulumäe punase discgolfi raja viimasele tiialale. Siis tegemist on par 4-ga, 177 meetrit. Siit korv veel ei paista, aga eesmärk oleks siis rünnata seda tunnelit, mis vaikselt hakkab pöörama paremale. Mida kaugemale jõuad, seda parem. Et siin väga sellist head kohta ei olegi, et kui juhtub midagi vara, mõni puu ette jääma, siis sealt läheb üsna raskeks. Et eesmärk oleks siis võimalikult kaugele ja mööda seda tunnelit, mis siin paistab. Selle viskega tundub, et võib väga rahul olla. Nii, oleme jõudnud minu siis drive'ini. Korv selgelt paistab. Seega mul on tunnel olemas lähenemiseks. Siinkohal vist on paslik öelda, et Silver kontrollis just järgi, et minu nii-öelda ametlik rajarekord, siis siin on punasel on -7. Hetkel olen ma siis -8 peal, seega see
vise on üsnagi oluline, vaatamaks, mis see lõppskoor siis mul kujuneb täna. Pure jõudis siia 7 meetri peale. Võiks jälle olla niisugune mugav kaugus. Saigi siis see Jõulumäe punane rada läbi mängitud, mis on ühtlasi siis ka minu kodurada, kes veel ei teadnud. Ja selle raja siis disaineriteks olimegi tegelikult mina ja Silver. Et suur rõõm oli täna head mängu siis sellel rajal näidata ja lõpetada siis skooriga -9. Suur tänu siis ka Margitile, kes seda kõike siin filmis ja terve aeg kaamera taga oli. Kindlasti näidake talle tänu sellega, et likeige ja kommenteerige seda videot. Ärge unustage, et kui te soovite osa, siis võtta ka loosist, mille käigus on võimalik võita üks Chameleon Explorer, siis selleks on vaja kommenteerida siia video alla, milline korv siis sulle kõige rohkem siin Jõulumäe punasel rajal meeldib. Minge vaadake ka teisi Margiti videoid ja rajal näeme!